hommikust. Täna tõusime Kuke ja Koiduga ja nüüd kimame bussipeatusesse, sest et meie põnevseikluse bussuke läheb 9.30 ja saabumist sinna näitab praegu 9.11, mis tähendab seda, et meil väike reserv on, et võib-olla me jõuame tanklast haarata omale pisikese joogikese teele kaasa. Ja kuhu me läheme? See on suur saladus endiselt. Ja kõik on korraldatud, piletid saime prinditud, kõik on valmiduses ja ärevus, põnevus on natuke ka. Kuidas sul on? No, ärevus hakkab tekkima. Hakkab või? No vitsa. Päriselt või? Okay. Ei ole hullu. Me läheme maha jäetud põnevaid kohti täna kundama ja ma usun, et meil tuleb väga vahva päev. Ja meil on täna tulemas ka reisijuht, kes peaks meid siis sihtkohas vastu võtma ja lubas tema siis meiega personaalselt terve päeva veeta ja viia meid igasugustesse huvitavatesse paikadesse, nagu praegu teeb seda meie Waze, kes viib meid kuskile, mina ei tea, kuhu traktori. Aga mis põnev täna hommikune leid oli veel see, et nägime vana head vaasikut, millel oli meditsiiniteenistus peale kirjutatud. Ehk siis päriselt nagu sügaval Vene ajal on siiamaale siin ikka selliseid nähtusi näha, mida meil on juba 90-ndatest praktiliselt võimatu kohata. Põnev! Nii, kerime põnevust. 15 minutit enne bussi väljumist. Ma lugesin nii juhuslikult piletid seal tanklas ja avastasime, et peab olema bussis pool tundi enne, muidu ei saa kuskile. Ehk siis lidusime siia, bussi polnudki veel ja buss tuli ja ei olnud mitte 9.30 buss, nagu on piletil kirjas, vaid 9.00. Sealt tuli bussijuht välja ja ütles Merekivi 3. Okei, hüppasime peale, ehk siis tegelikult ei olnud vaja üldse mingit printimiste ja möllamistega vaeva näha, mida me pool ööd kuskil mööda hotelle tegime. No kindlustust on ikka vaja. Onu tuli, nimi, minek. Nii et nüüd me oleme bussis ja meie salapärasesse kohta tee on üks sammuke lähemalt. Mina olen põnev. Aga öösel ei magata üldse hästi. Kuidas veetse oli? Me käisime piiripunkti vetsus ja see oli okse väikeste klimpidega. Kuidas oli? Ma arvan, et pooled ei lähekski sinna meist nagu seal. Ilmselt küll, aga kuna meil on bussireis, siis meil ei ole väga palju valida. Nii et... Kas lased püksi või lased auto? Kusjuures oli naisi, kes käisid meeste vetsus. Jah, ja keegi käsi ei pesnud. See on ilge. Seda ma ei mõista. Miks sul see kalgu? Sellepärast, et sul on lippu. Need on igal pool Eestis ka. Jaa, aga Ukrainas lähevad. Nii. Vaatan, Google Maps. Vaatad Google Mapsist järgi? Jaa. Vaata. Moldova. Pissida ma vaatan Moldova. Nii. Siis siin on Ukraina. Nagu kas ei lähe nagu... Ja kus me oleme? Siin. Ja siit ka Moldova piir. Nii. Nüüd me vist lähme sinna. Sest vaata, Moldova piir on siin, me oleme piiri juures. Ja siis Ukraina piir vist hakkab siit. Mis nüüd saab? Me lähme Ukrainas. Jep. Oled põnevil? Jaa. On hirmus ka või? Mis see lendab seal? Ei ole eriti hirmus. Ei ole muidugi. Me lähme sellisesse kohta, kus ei ole midagi hirmsat. Me rääkisime Martiniga, kes on seal palju käinud ja teab ja tema ütles ka, et kui tal oleks aega, siis ta läheks hea meelega ka ja võtaks oma pere kaasa, nii et kõik peaks olema väga ohutu. Ja meile tuleb sealt üks kohalik sõber vastu ja tema viib meid põnevatesse paikadesse. See on see, kes joonistas kohvikus selle seina peale selle pliidi. Tema, jah. See kell aknakat. No see oli jah
mitu aastat tagasi vist ju. Vot selline seiklus. Mul oli õigus olnud. Ja, see on nutikas nõudel. Oleme üle piiri. Läksime täiega üle piiri või? Jaa. Täiega. Huvitav, kuhu maale? Me oleme Ukrainas. Yes. Minul on elus teist korda olla riigis, mis on sõjas. Aga teil on esimene kord. Ja loodame, et see meid mitte kuskilt otsast ei puuduta. Aga piiri peal läks väga kähku. Kõikide teiste puhul küsiti nimepidi, kellele passi tagasi anda. Meile tuldi kohe niimoodi. Et selge teist värvi passid ja teistsugused inimesed. Pole siin midagi arutada. Ja mingid dokumente tegelikult rohkem peale passi ei küsitud, kuigi oli kirjas, et peab olema põhjus, siis miks sa tuled. Selle jaoks me lasime siis kirjutada endale kutse vastuvõtvalt isikult. Siis oli kirjas, et kindlasti peab olema kindlustus, printisime kõik reisikindlustuse välja, veendusime, et see riik on ka seal nimekirjas ja nii edasi. Aga tegelikult olid passid, löödi tempeli sisse, et olete Moldovast väljunud ja Ukrainasse sisenenud ja kõik sõida, pole probleemi. Nii et põnev päev ootab ees. Üsna pea üle piiri jõudes jõudsime esimesse siis sõjaväelisesse kontrollpunkti ja see, mis siit edasi läheb, on uskumatu, ehk siis riigist välja kilomeetrite viisi masinaid rivis. Nii et ma ei kujuta ette, kuidas õhtult tagasi minek olema saab, kas buss peab ka terve selle jono siin ära ootama või lastakse bussil. Ma ei kujuta ette, see on igatahes tohutu järjekord. Vaatame kohe sinna taha. Meil on uus meremaalane kambas, ühesõnaga oleme kohal ja liigume siis omale kambajõmme kaasa haarama, nimelt siis sellele katakombide tuurile, kuhu me läheme. On siis veel mõned inimesed registreerunud ja et nad ei jääks käimata nii-öelda, siis me haarame nemad ka tee pealt kaasa ja läheme siis natuke suurema pundiga sinna kohale. Aga linn nagu linn. Möll käib ja rahvast on palju ja mina ei tea, ilm on natuke sombune, aga me ei põe. Selles mõttes kõik toimib väga hästi. Nii umbes 15-20 minti sõitu ja oleme siis siin, kuidas öelda, linna ääres ja läheme siis katakombidesse ja katakombide kohta siis meie reisusel rääkis seda, et mitte kõigile see ei ole sobinud, see katakombide tuuri võiks olemine. Nimelt vahel on juhtunud, et tundide viisi ollakse eksinud, ei leita väljapääsu, ehk siis need on tohutult suured.
ja meil on õnneks siis õppinud mehed kaasas, kes teevad seda asja peaaegu igapäevaselt. Ja tegemist on siis sellise tasuta Odessa tuuriga ja see on siis niimoodi, et pärast ise otsustad, kas sa siis teed mingi väikse annetuse või ei tee ja nemad siis teevad seda lihtsalt entusiasmist ja sellepärast nad siis ka, nagu nad ütlesid, väldivad professionaalidega koostööd, et need tahavad ilmselt raha saada ja teevad seda asja lihtsalt nagu teenimise pärast, aga neil on siis selline kamp, mis on entusiasmist ja teevad siis rõõmuga. Ja muidugi siin vahepeal paari pilti tehes ma oleks peaaegu juba auto alla jäänud, sellepärast et samal ajal minu selja tagant tagurdas mingi auto ja siis nagu niimoodi jäi puudu. Õnneks ma sain tal eest ära. Aga igatahes äge ja taksoäpi kohta siis nii palju, et see on mingi kohalik asi. Kui sa tellid taksot kuskile, vaatad hinna, siis selles äpis saad sa pakkuda näiteks, ma ei tea, 20% soodsamat hinda, et kas selle raha eest keegi viiks mind ära. Ja siis taksojuht ütleb, oot, aga paneme 5% kõrgema hinna, vaata näiteks on ju. Ühesõnaga siis jõutakse keskel kokku ja siis lõpuks on asi tehtud ja tuleb taksojuht ja võtab siit peale. Nii et vana Kia Punn pani meiega siin 130 kilti tunnis mühinal kohale ja lähme kohe kattakombidesse. No nii, ühesõnaga siis taskulambid anti näppu ja väike auk on seina sees. Ja ma ei tea, kas ta nüüd tõlgis valesti, aga jutt käib siis umbes 2500 kilomeetrist. Minu arust see on ikka veits ulme. Ma arvan pigem 2500 meetrist. Või ruutkilomeetrit. Või ruutkilomeetrist kogu ala. Ma ei tea, ühesõnaga, et see pidi olema nagu väga suur. Ja iga aastaga siis järjest teeb neid sissepääsusid vähemaks, sellepärast et lapsed kipuvad suvepalavuses minema sinna alla, tegema oma pidusid seal, ära eksima ja hästi palju on siis olnud olukordasid, kus pikka aega lapsed on kadunud ja siis palutakse politseilt abi ja lahenduseks siis järjest suletakse neid sissepääsusid. Nii et igatahes väga põnev, üleval on mingi Dacia kelle Kaiamaa ja siis läheb väike auk ja sealt hakkab täiesti teine maailm maa all 13 kraadi. Tundub, et see värk ei ole just pikkadele inimestele mõeldud. Seljatrenn. Ja nagu siis hea tava ette näeb, siis kõigepealt meie tuurigiidid andsid edasi siis oma kolleegidele koordinaadid ja siis ka kirjelduse, kuhu on plaanis minna ja mida on plaanis teha. Sellepärast, et tõesti on võimalus ära eksida ja siis on vähemalt keegi, kes on sinu plaanist, grupi suurusest ja sisenemiskohast teadlik. Päris sür ja järjest külmem ja järjest madalam. Kuidas sulle meeldib? Lahe. One level, in one layer, like thickness is usually like up to 3 meters. It's like best quality of material. Okay. Above us, not so good quality. Under us, also not so good. Yeah. Materjali, mis koosneb siis pisikestest merekarpidest. Selline sette kivimikiht ja kutsutakse seda siis otsetõlkes karbikiviks ja mida siis kasutatakse ehitusmaterjalina. Ja seda on siit siis kaevandatud ja need on need kaevanduskäigud. Täiesti crazy, kuhu meid viiakse. Aga see on nii äge ja ma peaaegu mahun siit läbi. Ehk siis me oleme täiesti crazy's augus. Ja me alles üks päev rääkisime sukeldujatest, kes lähevad pragudesse, kuhu nad peaaegu ei mahu. Pea eest sisse. Ja me teeme ise seda sama. Ehk siis siia lastakse kanalisatsiooni ülevalt, inimesed puurivad suvalised augud läbi ja lasevad oma sita siia alla, nii et me vahepeal kõnnivad sita kraavides. Ja see kõik on nii üliäge ja meil ei ole absoluutselt selleks sobivad riided. Kõik on sitaga kaetud ja see on nii lahe. After all they survived. Ühesõnaga, siin me siis jõudsime sellisesse, kuidas ma ütlen, nagu pimedasse lõppu, ehk siis selline bunker või tunneli lõpp. Ja komme näeb siis ette, et kui tullakse siia, näiteks pidu pidama, mida vahel siis tehakse,
sest et valitsusel ei ole kontrolli nende ruumide üle, mis siin toimub, politsei siia kellegi järgi ei tule. Kui keegi ära eksib, ära kaob, siis selle jaoks on vabatahtlikud grupeeringud, kelle poole pöördutakse, nemad siis jagavad neid tunneleid, tulevad otsima. Ja komme on siis see, et kui tullakse siia pidu pidama, võetakse alati kaasa rohkem vett, kui sul kulub. Ja jäetakse siis siia nendesse pime lõppudesse väike veevaru, et kui keegi nüüd tõesti eksib ära, mis iganes patareid saavad tühjaks ja jõuab kuidagi siia, et siis on tal väike varu vett võtta. Ja siin siis selline väike magamislavats ja ühesõnaga selline põnev väike punker. Ja ühtlasi saime siis kogeda ka täielikku pimedust, ehk siis asi väga lihtne, kõik panid kustu oma taskulambid. Väga kustu siis need. Täielik kottpimedus saabub ja mitte midagi näha ei ole. Ja praegu seda liikub ainult seda eemal olevat kaasmatkajad ja ühtlasi siis ka täielik vaikus. Ehk siis tegemist on nagu meil see vaikse ruumi kogemusega. Tõeliselt lahe. Hea komme on ka see, et kui keegi on jätnud maha oma peost hunniku sitta, siis krabinal, kõik, kes maal käinud, teavad, et teeme ära talgud algavad kohe ja naks. Sodi sai kokku ja jälle sai tunnel paremaks kohaks, puhtamaks ja ilusamaks. Nii et omamoodi tasku teeme ära talgud käivad ka siin kohalike risustamise vastu võitlemiseks. Siin on siis näha ühte sellist head näidet heast materjalist, ehk siis tegelikult on see tunnel veel oluliselt sügavam. Selle tunneli esimese kaevamise lagi on siin. Ehk siis see tavaline kõrgus jääb siia alla, aga kuna materjal oli nii puhas, nii hea, ei ole vahekihte, ei ole mingit jama, siis nii-öelda järgmise generatsiooni või järgmise põlvkonna kaevajad on siis läinud sellega järjest kõrgemale ja see siin on siis põhimõtteliselt see saagimisest ja kõigest tekkiv pahn tolm, mis siia jalge alla siis nagu põranda vorminud on. Ja siit on hästi näha siis selle tüki suurus, mida siit siis välja saeti, see oli siis see standardtükk. Ja raiuti need siit siis välja, saeti kuubikud, siit on näha siis, kus see krõmm raiuti jälle see kuubik välja ja oli siis hobused, kelle abil siis veeti siit see soga välja, see ehitusmaterjal ja siin on ta selline pehme, pudisev, aga kui temaga minna maa peale, kui ta ära kuivab, siis ta läheb oluliselt tugevamaks, ta on hea ehitusmaterjal. Ja kasutati siis selliseid spetsiaalseid hobuseid, kes olidki siis madala kasvulised ja veeti siit siis neid blokke välja tuhandete, miljonite ja ma ei tea, miljardite kaupa. Vägev. He was killed and nobody knows where this treasure is hidden. Nii siis legend räägib, et see on siis selline purjeka kamber, kui nii võib öelda ja olla siis üks kapten päästnud kellegi ja saanud auhinnaks või siis tasuks ühe sellise kuldse väikse purjeka ja olude sunnil ta siis selle siia kuskile katakombidesse peitis ja siis võib näha ka selliseid väikseid märke, joonistusi sellest müüdist. So yeah, you can actually go there through narrow thing, but also you can go left side. Mis juhtus? Siuke kops käis või? Ma mõtlesin, et Saksa sõjaväekiiver kukkus maha. Ühesõnaga, suurem osa ajast peab minu naine olema siin küürakil, mis tähendab, et ma olen nagu Šveitsi taskunugega kokku volditud. Puujuured tulevad siia välja, mis tähendab, et me oleme umbes 5 meetri sügavusel kõigest ja suurem osa ajast oleme olnud 15-20 meetri sügavusel ja võhm on jumal läbi ehk siis 113 taob pulss ja see küürutamine lihtsalt mingi 1-20 meeter sügavates tunnelites. Kuidas mahud? Mina sealt hästi Urg on küll. Täiesti pehetis kuskil varisenud kivide vahel. Mamma mia. Aga me elame ja selle nimel me elamegi, et seda emakest maad kogeda nii palju kui võimalik, nii ägedates kohtades kui võimalik. Lähme edasi. Ühesõnaga,
nüüd tuleb hakata harjutama kalju ronimist. Ehk siis siin on selline meeter kõrge kohake siit poolt ja 5 meetrit alla. Ja mujale minna ei ole, kui tulebki siit niimoodi ronida mööda tugitalasid ja aukusid. Ja seda teevad lapsed ka, sest midagi muud üle ei jää. Teistpidi keera, nii et sul on nägu siin pool ja pane jalg sinna. You have to look in your face here, not there. Ja selja taha ära vaata, vaid vaata enda ette. I will put your right foot. Ta aitab sul jala õige koha peale. Hoia nagu kinni nii palju kui no ma ei tea. Yes, that's it. Yeah, hold it. Hold this foot. Yeah. You can trust Next this. one. No mine. Give me. A bit lower. No, 5 use- centimeters. 5 centimeters. 5 senti alla poole. Use one hand here. Jaa, That's it. Okay, Sa pead lahti give me your hand. Nii. I take you. Don't worry. Emme käest lase lahti. nii lase nüüd lahti. Onu hoiab sind. Give me a hand. And Anna alla onule käsi. that's it. Look down. Nüüd võid alla vaadata. Look there, to the, yeah. Yeah. Sa tegid. Samal ajal pereisa tilgub lihtsalt näost ja elab kaasa. Siin on näha siis tunnelis üks teistsugust kohta, ehk siis siin on betooniga toestatud tunneliseinad ja kui olla tasa, siis on kuulda, et meie pea kohalt lähevad üle autod. Ehk siis see tunnel läheb autotee alt läbi ja see on siis toestatud, et autotee ei kukuks tunnelisse. Ühesõnaga, põrandas on väike auk, umbes sama lai kui mina ja nali naljaks, see on meie väljapääsutee. Oh, it's not that deep. It's not that deep, yeah. It's like 25 meters down. It's not that deep. Täitsa hull värk. Thank you, come again. Oh, you're gonna left us here. Kivi lasi alt minema. Tšau. Pane kivi tagasi. Oota, kui issi ära käib. Issi, tšau. Pac-Man. Pac-Man shoes. Pac-Man socks. See on see, kuidas me siia ilma sündisime. That's the high ground and that's the small Täiesti ground. lume. You're coming. Kuna me oleme pigem sellises ebaseaduslikus matkas või noh, et see ei ole nagu päris selline ametlik. You can take that flashlight. Siis see muuseum, mis siin on, mis on siis väga venemeelne, näeb siis hirmsasti vaeva, et kõik väljapääsud sulgeda. Ja siin on siis järjekordne, mis on siis kinni müüritud, et keegi ei saaks. Aga noh, kes see ahve kinni hoiab, ikka saab. Kus väljas? Если хочешь, покажи. Normaalselt mudased, Не бачу смысла. sitased, kiiresitased ja õnnelikud. Thank you. Yeah, you're welcome. Ja hakkaks siis loomulikult tuleb proovida ära ka kohalik bussisõit. Ütleme nii, et sellest ühiskondlikust WC-st väga palju ei erine, aga eks ta natuke puhtam ikka on. Aga korralik puukaarik. Äge. Škoda Fabia passib väga hästi kuuele. Tere! Hallo. Me mahume, ei ole probleemi. Ühesõnaga siin siis paistab
katedraal ja see on siis üks ainsamaid siin linnas, mis on siis nii-öelda venemeelne ja see on siis ka üks ainsamaid objekte siin linnas, mis raketiga pihta sai. Ehk siis totakad panid oma kuradi maamärgile peaaegu 10 natukene mööda. Meie bussini on väike gramm ainult aega, aga üks oluline maamärk, mida meile siis siin linna lähedal veel tutvustatakse, on siis maha jäetud sanatoorium, 15 korrust, tühja hoonet ja see oli siis selline mudaravila või ühesõnaga siis inimesed, kes uskusid soolase muda tervistavasse siis jõudu. Meil on aega 9 minutit selle objektiga tutvuda. Ma ei tea, mitu korda päeva jooksul peab sünnitust läbi elama. Yeah, move your legs closer. Yes. Ühesõnaga niimoodi minnakse sinna, kuhu minna tegelikult ei tohi. Aga noh, täna ei hoidnud keegi täiesti hull värk. Käsipuud on hea kokkuhoid, kui eelarve pitsitab. Umbes 12 korrust on tehtud. Keit on jumala maas. Aga me jõuame kohe üles. Klaasikillud on mega libedad. Ja järjest tuulisemaks läheb. Ettevaatust. You can do it. Ma ei tea, kas normaalsed lapsevanemad viivad oma 8-aastaseid sellistesse kohtadesse. Aga üks mis kindel, nii sünnib äge lapsepõlve. Ja me jõudsime maailma katusele või vähemalt selle linna katusele. Pulss on 146. It's because it's about a bit less maybe than 200 years old, the sanatorium. Yeah, That's like the old sanatorium, yeah? Yeah, and this is still active, some part of that. Osa sellest 200 aastat vanast sanatoriumist täna töötab. And this is bassin with salt water. They have salt room here. It's still working? Yeah. See maja jätkuvalt töötab ja sinna saab minna merevee basseini. Ei, aitäh täna. And these houses are all abandoned, yeah? No, that I don't know. This is probably people live in a season, but now This one is working. See maja toimib täna. this the middle is In the middle, not this one there. it looks like they save it for some better times. And All when I right. do jogging, I run to this. You can see this middle stuff. All right. And it's 5 kilometers from me to that. Super. This is not 15 korrust üles ja 15 korrust alla ikka. guy from the street, not from the up. Ühesõnaga, me sõidame nüüd tänavataksoga. Ehk siis siin ei ole ühtegi standardit. Ja meil on
kepsu järgi 20 minutit meie reisikaaslase rongini ja taksosõit siit võtab aega 21 minutit. Ehk siis taksojuht ütles, et ta proovib kuidagi ära sõita. Kimame. No, I can't. But you didn't understand like that. And it was very dangerous because when he jumped in, he started to fall back. And I didn't scared away and he's not here. Choose another one. Ühesõnaga meie reisikaaslane jõudis rongi peale 3 minutit hiljem, rong juba sõitis, ta hakkas hüppama vaguni peale ja selgus, et see on kargovagun. Nii et ta lükati sealt välja, et see on vale vagun, sellega ei sõida inimesel ja näitas edasi. Ühesõnaga ta jooksis 4 vagunit edasi ja see oli siis inimestele mõeldud vagun ja ta sõidu pealt hüppas sinna peale ja lihtsalt Igor lükkas teda tagant, et ta välja ei kukuks ja ta sai rongi peale ja meie jõudsime bussi peale, saime uksest, siis see uks läks kinni ja me sõidame minema ja tahad sa midagi selle kohta öelda? See vend tõmbas selle kuradi taevooga või mis kuradi tolmuime see oli. Saad aru, sellel mitte ükski kell ei töödanud. Sellel nagu kõik seierid istusid nullis, on ju. Aken puruks ja ühti nii turvavööd ei tööta, on ju. Minul vist ainsana töötas. Vist jah. Ja ta pani lihtsalt nagu mingi, ma ei tea, sott oli kindlasti ja seal linna vahel niimoodi igal pool plärises ja kolises. Vend oli nagu tänaks seal roolis. Ainuke jama oli see, et kui ta jäi seisma, ta ei saanud minema selle rondiga, sest sellel ei olnud minekut, siis ta andis gaasis. See ketsi all ringi sai kuidagi kohal, teemas suri tal välja mitu korda. Ja ta jõudis sinna rongijaama. Ma ei kujuta ette, see on täiesti saikar teema. Elamus, milline elamus ja peab ütlema, et tõesti rahulik on siin linnas, chill on siin linnas, kõik on nii nagu Moldovas, nii nagu Rumeenias, nii nagu kõikides teistes normaalsetes riikides, kus ei ole mingisugust sõjaolukorda, ei taju seda ka siin. Me ei kuulnud päeva jooksul ühtegi õhuhäiret, mitte ühtegi olukorda, mis viitaks, et siin riigis on sõjaolukord. Ja... No ainult olid need linna ääres need punktid või need... No jah, selles mõttes küll, et need kontrollpunktid, aga see on jällegi nagu turvalisuse mõttes ju üli nagu hea. Et kontrollpunktid on, vaadatakse, kes sisse, kes välja, kõik on ilusti kontrollitud ja kuskil ülemäära ei peedistata, igal pool läks ladusalt täiesti timm. Ma ei saa öelda vaatajatele, et jah, minge homme Ukrainasse ja kõik on ohutu, aga ma ütlen, et meie kogemus Odessa piirkonnas täiesti normaalne ja täiega, kui on rahulikum ja tunnet ennast tugevalt, soovitame seda abandoned, mis see oli, kuidas nad kutsusid seda linnatuuri. Ühesõnaga, link on siin, vaadake, siin on link, naine paneb sinna lingi. Ehk siis need inimesed teevad seda asja kirega, need inimesed ei tee seda asja raha pärast, te saate ise otsustada, kas ja kui palju te maksate, te ise tahate neile maksta, sellepärast, et see on lihtsalt nii äge, nii vahetu, nii tore, nii siiras ja tänasest linnapäevast, mis veel meie, nagu, kuidas ma ütlen, võib-olla natuke kaitseks, et me võtsime sellise otsuse vastu tulla lapsega Ukrainasse, on kindlasti see, et meie päevaplaan oligi selline, et me olime siin linnas 15 minutit, ehk siis kohe me panime linnast välja, me olime pool päeva täiesti maa sees, me käisime mingites mahajäänud jäetud kohtades ja tõesti viisime selle riski nii madalaks kui saab, aga meie kiidnud helistab, ma loodan, et me midagi maha ei unustanud. Hello! Ühesõnaga, kõige suurem hirmujudid, mis saab tulla, kui sa reisid kuskil niimoodi, annad passid käest ära. Tädi tuli jagas bussis kõik passid laiali, mul ei jagunud. Ühesõnaga, minu pass puudu ja läksin sinna putkasse siis otsima. Õnneks sealt tuli üks õnnetu piirivalvur, kellel oli üks pass ja ta ei teadnud, kuhu seda anda. Vaatas mulle näkku, et sobib, palun. Täitsa hull. Minema pandri pass puudu. Vaatame, kas need on ka märk. Tempel ka, jah.